on see võimalus, kui sul on mingi teema õhus. Ja võib-olla täna vaataksimegi siis sellise nagu ladies and gentlemen. Mis on nende sõnum teineteisele kollektiivis? Vaatame võib-olla üldenergiat kõigepealt. Ma võiks öelda, et need on nagu minu kõrgemate hingesidemete märksõnade kaardid. Siin on story telling ja sünkroonsus, et kuidagi läheb kokku kõrgvibratsiooniline. Nii, üks tahab juba tulla. Võtame 5. Ja 5. Tahab need ka tulla. Ai, mis siin all tuleb? Siin all tuleb täpselt teemasse. Vaata, kui ilus kaart see ka on. Union. Ja kui ma nüüd vaatan, ma ei näe siin kaksikleegi suhet, ma ei näe siin virvarri, ma ei näe siin kürtsu, märtsu, kürtsu, särtsu ja siis kustub kiiresti ja on külmus. Ma näen siin alalist soojust. Ja ma näen siin kedagi, kes sellest unistab. Mis see täpsemalt siin tähendab? Ma näen siin, et on pööratud selg millelegi. On pööratud selg millelegi. Ma actually võtan ka enda, see on praegu üldenergiad, eks ju. Tähendab, siin on keegi, võiks öelda, noormees, prints. Noormees, ta tundub väga elutark, loov. Tal on hea kujutlusvõime, ta on päris hingeline, sest siin tuleb magician, wisdom and imagination. Siin on keegi, kes kujutlusvõimega loob uut. Ta on pööranud selja pimele usule, ema tööle, finder of lost things. Ta püüdis midagi, ta on aru saanud või mingi õppetunni seoses emaga selgeks saanud. Finder of lost things, mother ja rest. Seal on mingi transformatsiooniprotsess olnud, aga on nagu mingi pime. Nad on teineteisele seljaga. Tuleb mother. Nad on teineteisele seljaga. Ehk ta hakkab natukene milleski välja kasvamas. Motheri all ma mõtlen seda keegi, kes on tumedam ja see noormees on heledam. Kas juustega, nahaga, midagi sellist. Olgu, taakempat tuleb sinna. Ta on midagi õppinud selle enda mingi varjukoha suhtes. Ja, siin tuleb selgelt välja, et ta on avastanud midagi. Enda varjukohta. Ja ta on avastanud, et see on South Node ehk karma tee. Kindel valikotsus. Ma tunnen ka, et ta on teinud nagu mingi kindla valiku ja otsuse. Ta on teinud mingi kindla valiku ja otsuse. Ta on aru saanud, et ta on olnud kinni. Ta on olnud blocked. Selle tõttu, et ta on minevikus kombanud. Aga see ei ole olnud vale, sellepärast, et see on aidanud tal mõista mingit oma varju külge. Aga see on hoidnud teda kinni. Ja nüüd ta on pööranud selle täiesti, ta on mõistnud seda
ausalt ja pööranud sellele selja ja liikunud elu loomise suunas. Ja ta on päris elu, kuigi ta ütleb, et ta on prints, siis ta on päris elutark noormees, wisdom, ja ta teab, et kujutlusvõimega võib luua täiesti uut. Setting sails, speed. Ta on ka mõistnud seda, et oma südame tarkus on kiirtee ja ta on beginnings uute alguste suunas vaatamas. Naisenergia osas näitab, nad on mõlemad nii-öelda maagid. Ladies ja gentlemen, mõlemad on maagid. Ja tegelikult, kui sa oled kõrgemas hingesidemes, siis tegelikult sa oledki valgustöötaja, oma elu looja, oma elu peremees, sa oled teatud mõttes, teed loodusega koostööd. Ja naisenergiast tuleb artist ja šamaan, ehk tema teeb loodusega koostööd, ma enam rohkem siin ei vaadanudki, tema on jumala omas elemendis. Võiks isegi öelda, et ta on rohkem, tema muutus on see, et ta on rohkem ankurdunud maa elementi. Kui ta tegelikult oma loomult on selline artistlik, loov, kunstiinimene võib-olla, siis temas on tärganud mingi maa element ja tema on tulnud tegelikult vähendanud endas mingite alateadlike teemade pusimist. Ühesõnaga, tema on tulnud mingist lossist, mingist leinast välja ja tõstab oma standardeid. Minu elu on armastusega tehtud töö. Talendid, anded, oskused, tema keskendub nendele. Aga ma tahaks mainida, et rohkem maistemale, maaelemendi annetele. Täpsustus ja tuleviku mina, liikudes sealt edasi. Ja temas on mingi sisetöö väga sügavuti integreeritud. Võiks tuleviku mina ja see 12. maja on tagurpidi ja tuleviku mina on õigetpidi. Minu jaoks ütleb, et tema on väga suuresti mõjutatud olnud kalade ja veevala ja ajastu üleminekust. Tema on väga õiges voos, tegelikult ka meesterahvas on. Et tundub, et neil mõlemal oleks nagu mingi leinaprotsess olnud, millele nad on millest nad on välja kasvanud. Ahaa, naisterahvas, feminin on introvertsem rohkem ja tema keskendub armastusele ja partnerlusele ja maistematele teemadele, aga tema anded, oskused, talendid on armastus, inimsuhted, partnerlus. Tema pühendub sellele. Ta on hästi hingeline. Nagu ka tegelikult siin on kõrgema hingesideme kaksik hinge see teema. Ja naisterahval tuleb ka see, mida see puudutus. Et kuna ta on hingeline, nii sügavuti integreerinud oma teemad, siis tema anded on ka see, et ükskõik millele ta tähelepanu suunab või mida ta puudutab või millele ta keskendub, see lööb õitsele. Ta on keskendunud, ta on tulnud introvertsemast. Ma näen, et ta on introvertsem kui varem. Vahepeal on ta aktiivne nagu leina protsessimisel. Ta on introvertsem selles mõttes, et ta on rohkem hakanud kuulama, aga ja seda on näha tema annetest ja oskustest, et ta on tegelikult sisimas introvert, mitte ekstravert. Aga ta siiski ei ole selline kinnine inimene. Kui te saate aru, introvert võib olla ka väga avatud inimene tegelikult. Ja ta keskendub ka toitumisele ja sellistele asjadele.
ja ta näeb märke väljaspool ennast. Noh, ta on šamaan, eks ju, šamanka. Ta on šamanka. Tema integratsioon on see. Ja siin on näha, et on sarnased energiat. Siin on nagu mõlemal oleks nagu lein selja taga, selgelt näitab siin. Ja see lein on olnud niimoodi, et see lein on olnud kellegi kohta, kes hoidis neid lõunanaelas ja kes on nagu taakempet. Kes ei ole empaat, vaid on taakempet. Ja see on nagu protsessimas. Kuidagi helgemad energiad on õhus. Nii, see oli üld. Kui sa tundsid ennast ära, vaatame edasi. Ja see võib olla kas ema või keegi vanaema. Tuleb ka läbi see, et talvest saab kevad tänutundega. See sulatab talve. Nii, nüüd vaatame. Võib-olla vaatame ka minu nende kaartidega, kes tahavad siit eriti esile tulla. Tuleb skorpion, kalad, lõvi. Skorpion, kalad, lõvi. Vaatame ühe veel. Kes võib siin eriti esile tulla, kas sünnikaardi mõjutus või miskit. Skorpion, kalad, lõvi. Skorpion, kahekordne skorpion tuleb ka Pluto. Aga vaatame ühe päikesemärgi veel. Jäär. Skorpion, kalad, lõvi, jäär ja sõnn. Mis tulevad esile. Nii et kui sinu sünnikaardis on neid mõjutusi, siis tea. Siin ollakse transformatsiooniprotsessis, et kahekordne skorpion tuli. Et kas sinu sünnikaardis on skorpion või mitte, siin on väga suur protsessimine ka selles osas, et üleminek, ajastute üleminek läbi siis Pluto planeedi ehk on ju. Skorpion on ju transformatsiooni selline meister. Mida ma näen, on selline, et sul on vaja oma varal silma peal hoida ja kaitsta. Tuleb hoiatus. Ja ära jaga oma sissetulekuid, oma teemasid, jäta see enda teada. Nii, nüüd vaatame, mis on konkreetne sõnum maskuliinidel, feminiinidele. Maskuliinidel on feminiinidele selline sõnum, et nendel on sisemise pere teemad ikkagi siiski töös. Väga palju tuleb lapsemeelsust, perekonda, selline kull või kiri, selline hästi nagu vabalt võtmine. Aga samal ajal ka lugemine, mingite elutarkuste kogumine, kas läbi kogemuste või läbi raamatute. Tuleb ka, et saadakse aru mingist, tähendab, ollakse enesearengu teekonnal.
ja ollakse teadlik. Ollakse enesearmastuse teekonnal, võiks öelda. Ja otsitakse tasakaalu. Otsitakse rõõmu, kergust, mängulisust, sõprust, mingit peretarkust, see tuleb. Nähakse mingis suguvõsa mustrites, kus mingid mustrid on tulnud, aga samal ajal jäädakse nagu mänguliseks. Ollakse üles tõusnud või niisugust nagu ärkamise protsessis. Uusi algusi soovitakse, kergust. Ja tegelikult tuleb siia lõppu, et within a few weeks on mõne nädala pärast tekib mingi taipamine, ajaline taipamine. Ollakse mingis ülemineku protsessis seoses oma sisemise lapsega. Võib-olla nagu usutakse nagu saatusesse või et las Jumal juhatab või kuidagi selline hästi mänguline ja nii. Natukene ma ei näe siin eriti nagu kontrolli, aga ma saan ka sellest aru sellepärast, et veevalaja ajastu on selline, mis tekitab sellise tundmatusse astumist. Ja siis ongi niimoodi, et nagu kõik on nii muutumises, et minna lihtsalt vooluga kaasa. Ma tunnen, et siin on see. Aga tegelikult saavutatakse midagi. Mingi edu, mingi võit saavutatakse, mingi meisterlikkus. Ta teeb seda väga sellisel mängulisel juhuste kokkulangevuste viisil, kuid tegelikult mingi mõne nädala pärast saavutatakse mingi võit. See on tema viis, kuidas mingitest asjadest nagu tundmatusse astuda, et mingi usaldus, õppida juurde, midagi avastada. Ma näen siiski siin ka varjutööd, aga ei tahetakse nagu sellest kõrgemale. Ja siin on varjutöö, siin on mingi suguvõsa muster. Siin on intensiivne protsess tegelikult happening. Aga jällegi tuleb võidukuus, et see inimene saab sellest võitu. Täiesti edu võidukaardid. Et kui ma pealt vaatan, siis nagu ma mõtlen, et kuidas ta sellest võitu saab. Siin ei ole mingit sellist nagu sihikindlust või süsteemi, siin on kõik pilla-palla, lapsemeelne juhuste mäng, kuid tegelikult siin näitab, et inimene võtab ennast kokku või siis elu hoiab teda, aga siin ta saavutab edu selles mõttes. Vaatame, mis on naiste seis. Mis on naiste sõnum meestele? Mis see tähendab? Ma pärast küsin selle kohta. Naiste sõnumid, nemad on nad on rohkem kinnised. Siin ennem ütleb, et see introvert, siis tegelikult tuleb ka siin, et on nagu ollakse, piirid on hästi paigas. Ollakse niisugune distsiplineeritud, tasakaalus, tähendab oma mingi annetele keskendunud. Tuleb kahes kohas reisimist välja.
Deeper meaning, ühesõnaga naisenergia on hästi sügavale keskendunud. Ja iseenda teekonnal, tingimusteta armastuse teekonnal. Jälle tuleb, mida see puudutus. Siin on selgelt ka mingi huvide konflikt. Naiste rahvas või feminin käib oma annete teekonda. She works hard for it. She works, ta treenib ennast, jah. Ja fokusseerib ja nii edasi. Siin on ka see, niuke teatud mõttes on siin mingi see, kas ei ole leitud üksmeelt. Siin on näha ka, üks on hästi-hästi sügav, teine on selline väga-väga lapsemeelne või kerge. Siin on natuke selles osas käärid on näha, arusaamatusi on selles osas. Võib isegi olla nagu mingit jonnimist või et my way or the highway, disinterested. Naiste rahvas on eneseteostus in action. Siin on nagu mingi teatud erinevus. Ma ei tea, nagu temperamendi või kultuuride erinevus. Naiste rahvas on väga meditatiivses. Talle meeldib keskenduda, pühenduda millelegi. Tema ei ole selline juhustele avatud või mis elu toob või nii. Tema loob nagu strateegiliselt. Tema loob kindlapiiriliselt. Temal on tööriistakast. Temal on kõik suunad määratud, piirid selged. Tema on küllus teadvuses. Aga ma näen siin, ma küsiksin isegi, mis asi see, tuli jälle siin linnupuur. Et keegi tahab, nüüd tunne, et maskuliin tahab või feminin või maskuliin tahab kedagi nagu mingi puuris on. Kas tahab, et ta sealt välja saaks või tahab panna teda puuri. Või ta peegeldab talle, näe, sa oled puuris. Oi. Ja siin tuleb Honsha She Shonen, energeetiline, toetus, abistamine, teenimine, koostöö. Ma ei saagi siin aru, et siin ütleb toetus, abistamine, teenimine, koostöö, aga ütleb tegelikult, ollakse kaassõltuv, sest kõik pärlid ja teemandid tulid välja. Siin on kaassõltuvus, mustri vabastamine. Kellel, kas siis
feminiin või maskuliinil. Mingi ema muster ja selle aitab vabastada Honsha Sheishonen, kaugreiki. Minu sisemine divine laps. Feminiin tunneb maskuliinis ära oma sisemise jumaliku lapse, sisemise vaba jumaliku lapse. Ma olen küllus, olen piisav ja valmis. Loon elu, mis on külluslik ja täis rõõmu. Ja ta näeb, et ta on nii-öelda kaassõltuv teistest. Ta näeb, et tal on mingi ema muster ja ta projitseerib seda teistele. Ta otsib seda, vajab seda. Läbi erinevate nii-öelda aspektide. Ta justkui nagu otsib keisrinnat, kelles on kõik need aspektid. Aga aga talle ei meeldi ma ei saa sind, kes see on? Siin nagu mingi koostöö ei toimi sellepärast, et ollakse erimeelsusel mingis teemas. Üks on väga võib-olla sügav ja teine on liiga kaassõltuv või liiga lapsemeelne. Nagu tahab ise otsustada ja valida ja olla nii-öelda kas my way or highway, kas minu viis või üldse mitte midagi. Natukene siin on selline mingi isekus tekkinud. Ja ollakse nagu ja siin on mingi selline nagu käärid on siin selline, väga suur käärid on siin see, et feminiin on hästi sügavas energias, tunneb sügavalt, loob sügavalt, on piire seadnud, ehitab midagi oma annetega ja nii-öelda fokusseerib, on keskendunud hästi iseendale
ja tema ei taha nii-öelda selliselt liiga kergelt liikuda edasi ja maskuliin ei taha nii sügavalt edasi liikuda. Siin on selline huvide konflikt, et mõlemapoolselt on selline, et kas minu moodi või siis mitte üldse. Mõlemal on selline suhtumine. Tegelikult on mõlemad nii-öelda omas protsessis. Et siin on, kuidas öelda, selline nagu platooniline hoolimine. Aga üks on, ma näen seda, et naisterahvas oleks justkui nagu selles dünaamikas tuleviku mina ja maskuliin oleks nagu mineviku mina. Või siis keegi, kes elab nii hetkes, siin ja praegu, et ta võib-olla varem oli liiga minevikule, siis nüüd ta elab nii hetkes siin ja praegu, et ta ei planeeri, ei analüüsi, ei võta midagi tõsiselt ja justkui nagu feminiin oleks nagu tema tuleviku potentsiaal või siis ta jääbki igavesti sellisesse kergelt võtmise elustiili. Kas on nii? Iga mu mõte ja tegevus tõmbab ligi küllust, lõõgastun ja naudin elu, näen võimalusi kõikjal. Jah, tundub nii küll. Olgu, siin on jah. Tuleb ka, neil on ühine, kuidas öelda, eluenergia. Seksuaalenergia, eluenergia on neil sarnane ja ühine. Aga see, kuidas nad seda suunavad või kasutavad, on täiesti erinev. Neil on sarnane aura. Ja tuleb üles kutse, et on tähtis luua. Ja ma tundsin kohe alguses niisugune kääre selle sisemise vaba lapsega. Kui sa ei loo, siis su ressurss läheb lihtsalt tuulde. Ja siin tuleb ka kinnitus, et loo, süstematiseeri. Siiski öeldakse küll, et ela hetkes, ära mõtle minevikule ega tulevikule, kuid väga tähtis on praegu, kui on muutuste keskne, siiski oma sihid paika panna. Tuleb ikkagi see Taak Kempetsi ja suhtlus. Draama kolmnurk. Ja ma tunnen ka, siin on mingi draama on siin ikkagi. Kustutan, blokeerin, lahkun, ignoreerin, katkestan. Sellest draama kolmnurgast on vaja lahkuda. Ja keskenduda passiivsele sissetulekule ja tulevikule. Ja tuleb, actually siin tuleb väga selgelt välja seksuaalkeel, seksuaalne, karma, kaksikhing. Isegi tuli välja kaksikhing, ma ütlesin, et see on kaksikhing. Aga siin on nagu teatud mõttes mingi nihe, et üks on nagu mineviku või oleviku energias liiga laiali valguv, ei ole sihti ja teine on liiga sihikindel või loov või selles mõttes maisem natukene. Mis see karma siin on? Siin on selline asi ka, et ollakse mingit protsessimas veel. Siin näitas see puurilind ja mitmed niisugused kalliskivid ollakse, ehk siis kõrgemaid hingesidemeid on, hingesugulusi on siin veel ja karmaatilisi sidemeid nii-öelda. Ja siin on kasutatud maagiat ja see on loonud draama kolmnurkasid. Ja selle vastu seda aitab tervendada tegelikult reiki. Inimene on oma ema mustrit teinud läbi erinevate teiste
sarnase dünaamikaga inimeste. Ta on nii-öelda otsinud armastust sealt, aga see on nagu karmaatiline, kaassõltuvust tekitav. Ja tegelikult aitab sellest välja isa energia, Honsha Shonen, mees energiasse astumine. Ja mulle tundub, et see divine feminine ongi tegelikult rohkem mees energias. Siin dünaamikas. Kes on loov, tegutsev, niuke terve, reiki, Honsha Shonen, et vabastada kaassõltuvus, see on nagu tervendav. Sest siin on tegelikult 7. maja partnerlus. Siin on maagiat tehtud. Et siin ongi see, et see maagia hoiab teda justkui nagu kinni puuris sellises. Mulle tundub, et see divine feminine on hästi, ta teab, et siin kaardid näitasid ka, ta teab, et divine masculine on tema nii-öelda, on tema jumaliku sisemise lapse aspekti väljendus. Ta tunneb ennast sealt ära. Ja ta näeb temas potentsiaali, aga divine masculine ise seda ei näe. Ja tema on kinni, tema näeb, et tema ei usu endasse, ta näeb, et teised, ta otsib seda teistelt, ta ei näe seda ise. Aga divine feminine on jõudnud sinna, et tema näeb enda potentsiaali ja ta näeb ka teistes seetõttu potentsiaali ja ta on hästi nagu selles mõttes tervendav. Aga siin ütleb, kustutan, blokeerin, lahkun, ignoreerin, katkestan ja näitab ka seda, et divine feminine on otsustanud, et kui ei ole vastakuti see, siis ta on nagu justkui nagu, ma tegelen siis, ma keskendun oma asjadele. Et sa siis tee oma õppetunde, aga sa oled kinni puuris kaassõltuvussuhtes, mis on kontrollitud, kade, predator, hostage. Jälle tuleb see kaart. Ehk siis, kuidas öelda, sa oled stagnatsioonis. Sa tegelikult ei ole ei edasiminekus ega tagasiminekus, sa oled lihtsalt stagnatsioonis. Hästi aeglaselt vaatad edasi. Tuleb jälle lõvi välja ja draakon. Kasv ja areng. Eks see kasv ja areng ikkagi on, aga ta on aeglane. Kui ei ole sihti paika pandud, siis ongi aeglane. On natukene kujutlusvõime baasil, mis võib olla, ei ole nii fokusseeritud. Ei ole nii fokusseeritud, et siin on võib-olla fookus üks on, et tulevik paika panna, et kuidas, mida, kellega. Et aga õpitakse oma sellest natukene läbi teiste inimeste, siiski see on kasulik periood, sest läbi teiste inimeste õpitakse enda kohta, kus ma selline isekas olen, on ju. Ja tegelikult on väga tugev transformatsiooniprotsess ja ongi selline distants oluline mingi aeg. Seetõttu, et aga väga palju reiki energiat on siin tunda. Sest selline, nad äratavad teineteisest selle jumaliku aspekti, mis tervendab sellised kaassõltuvuse aspektid. See on selle lugemise üks selline. Ja siin on mingid lahendamata teemad ja sellepärast ei olegi praegu see õige aeg. Ollakse väga suures protsessis, mis on õiglane. Siis on vaata, see on õiglane sellepärast, et siis ei projitseerita teineteisele neid
oma mingeid projitseeringuid, oma valusid, oma mineviku teemasid, vaid õpitakse enda kohta. Ja sest inimesed, kes endaga sisetööd ei tee, siis nad hakkavad nagu projitseerima alateadlikul tasandil siiski oma mingi lahendamata mustreid. See toimub automaatselt, isegi kui ollakse näiteks sõbralik, siis järgmisel hetkel nähvatakse. See on sellepärast nii, et ei ole sügaval alateadvuse tasandil ja seda korduvalt, eks ju, mingi muster siin on, et ei nähta teineteist klaarilt, ei nähta teineteist selgelt, vaid projitseeritakse kas ühte või teist oma vanemat. Et kuigi ollakse tegelikult, ei ole see inimene sellega seotud, vaid see inimene tekitab temas usaldust, et ta protsessiks. Aga tegelikult see on liiga suur koorem, sellepärast ongi hea seda teha nagu individuaalselt, ennetavalt, et kui koos olla, siis on kuidagi vahetum olla, teadlikum olla, nagu ma näengi, et siis saab keskenduda nii-öelda headele asjadele. Jaa. Justkui nagu ollakse pimesi, usutakse millessegi. Liiga antakse voli juhusele. Selle asemel, et ise luua. Naisterahvas õpib, on ise loov. Aga ollakse siiski järjekindel. Ja muutuses. Ja edu suunas teel. Siin on hästi palju hingesugulusi, kelle kõigi ülesanne on midagi õpetada. Ja hingesugulane ei ole kunagi alati pehme ainult, vaid ta aitab meil lihvida mingeid konarlusi. Ja siin on hästi nagu varjutöö, night vision, dark empath, keegi õpib oma mingi varju asju siin. Like on kinni selles. Miks see nii on? Gather. Et leida tasakaal. Minna enda sisse. Kodu. Et näha mingeid, et kõik, mis on hiilgav, ei ole see. Siin on õpitakse selgelt nägemist mingis osas läbi kogemuste. Tasakaalu leidmine. Duaalsus. Ja tasakaalu leidmine tuleb hästi, et tasakaalu leidmine läbi edasi liikumise. See on tervenemise teekond, mis ongi kõrgemate hingesidemete eesmärk. Tasakaalu leidmine. Nagu väljendus, et ka nii on võimalik. Mingi lootus, mingi see ja tegelikult tuleb läbi päris palju ka kommunikatsiooni, mis võib olla edasi viiv, selgust loov, tervendav. Ollakse justkui nagu mingis lõksus, mingis lapsepõlve lõksus ja optical illusions. Ma nägin siin ka kuskil mingit sellist, mis kõik ei ole nii nagu paistab. Mingi miraaž, mingi lõks on siin. Ma ütlengi, et mingi lõks on siin. Kiire
selline tee, mis tundub lihtne, kiire, maksimaalselt mingi see võib olla lõks, aga selline lihtne, iseseisev, self-reliant, eks ju, vastutustundlik, lihtne, tasakaalus inimlikkusega teekond võib olla see, mis on tegelikult, mis loob tasakaalu nii-öelda. Siin on selline. Ei tasu nagu üle mõelda ega üle ilustada, sest tuleb optical illusion. Vot selline õppetund. Ja mingi nagu tahetakse hästi suuri ampse võtta, aga selle kohta tulevad väga paljud hoiatused, et see ei ole sinu tee ja see on kaitseks nii-öelda. See on kaitseks. Natuke elatakse liiga, usutakse võimatusse või nii-öelda stories we tell, et natuke liiga reaalsustaju on siin natukene selline uisapäisa, mis on iseenesest väga hea, tulebki luua ja nii, kuid natuke on ennast seal natukene ära kaotatud, et vajalik on distsipliin, loomine, järjekindlus, meisterlikkus ja nagu harjutamine selleks, siis jõuab eduni. Meditatsioon aitab ka, et mitte nagu vahel nagu kuulata ka, mis loodus meile soovib. Mõnikord me arvame midagi, aga mis loodus meile soovib ka nagu head. Aitäh sulle, nägemist!